Tere päevast, saame jälle kõigi laskevõtamise lõppudele öelda viimast korda sel hooajal laskevõtamise otsu ülekannetes. Me oleme endiselt Soomes Kondilahtis. Me oleme ära näinud väga emotsionaalse meeste jälitussõidu, mis oli Martin Fourcade karjääri viimaseks sõiduks, mille ta võitis. Me nägime ära meeste üldarvestuse siis viimase heitluse Johannes Tingnes-Pöö ja Martin Fourcade vahel ja me oleme nüüd siis juba naiste 10 kilomeetri sõidu ootel. Umbes 40 minutit tagasi sai selgeks, et ka sellest sõidust kujuneb üks hüvasti, et Kaisa Mäkäräinen, kohaliku publiku suur lemmik Soome spordi, üks suuri sangareid, teatas vähem kui tund aega tagasi, et ka tema lõpetab karjääri 27 maailmakarika etapivõitu, üks MM-kuld on ette näidata sellest karjäärist ja praegu tegev laskesuusatajatest kindlasti kõige nii-öelda tituleeritum, lisaks siis veel 3 maailmakarika sarja üldtiitlit Kaisa Mäkäräisel. Nii et Kaisa lõpetab siis tänase päeva järel samamoodi karjääri. Ei tea, kas see oli planeeritud, aga võimalus seda teha siin Soomes Kondilahtis, kus ta 18-aastaselt selles samas tiirus alustas oma laskesuusatamise karjääri pärast seda, kui ta oli murdmaasuusatamisest üle tulnud, igal juhul lõpeb täna siis siin. Nii et me oleme siis naiste jälitussõidu ootel. Regina Oja on samuti startimas 60 naise hulgas, seda siis 27. kohalt ja kindlasti on siin veel võimalik täna päris palju kohti tõusta. Indrek Tobreluts jõuab ka just täpselt väga õigel ajal meie juurde. Reginal, kõik hästi peale laskmisel, kõik korras? Jah, relv on peale lastud ja seni kõik hästi. Viimased olud nüüd praegu tiirusrajal, kuidas võrreldes meeste võistlusega muutunud on? Suuri muutusi ei ole, et tuul on jätkuvalt selline stabiilne, laskeraha suhtes vasakult poolt puhub, et Reginal on nüüd see, et ta stardipositsioon 27, kui ta nüüd satub laskma selle 30. märgile, siis seal ta peab kindlasti reageerima aga tal on enda jaoks asi selgeks tehtud, kuhu poole ja kuidas, aga see esimesel ringil selgub siis, kuhu ta siis laskma satub, et seal on selline mõttekoht ja siis reageerimise koht, et üldiselt tundub, et natukene on tuul jäänud rahulikumaks kui meestel, et ilmselt lasketulemused tulevad natukene varamad. Olgu, aitäh sulle, Indrek. Nii et asume selle võistluse juurde. Kõigepealt mõistagi on ju tähtis see, et meil on endiselt ka naiste konkurentsis välja jagamata veel maailmakarikasarja üldtiitel. Seda siis Dorothea Viireri ja Tiril Ekhovi vahel, millest ka kohe kommentaatorid kindlasti rääkima hakkavad ja punkte lugema. Ja teiseks tõesti Kaisa Mäkäräise hüvasti jäetu etendus siin tema kodustaadionil Joensuu lähedal Kondilahtis. Nii et Tallinnast jätkavad juba kommentaatorid Tarmo Tiisler ja Margus Aader. No nii, kui hooaja alguses pandi laskesuusatamise kalendrit paika, siis ilmselt ei arvanud keegi, et toona plaanitud eelviimase etapi laupäevane võistluspäev saab olema niivõrd emotsionaalne. Ja seda ilmselt ei arvanud keegi veel ka 2 nädalat tagasi. Ja, tere taas, et tõepoolest väga üllatuslik päev, täiesti mitte kuskilt, et see, et pealtvaatajad ei ole, sellega oleme juba viimasel paari päeval ära harjunud ja eelmine nädalavahetus Nove Mestos Tšehhis ka ei olnud ja see eriolukord meil siin Eestimaal ja üle maailma, aga et 2 suurt laskesuusatajat lõpetavad praktiliselt mõtlemise aega ainult 1 päev ja nüüd Mäkäräinen andis 1 tunni. Ja. Et see on küll erakordne. Ja seda koha pealt ei vaata mitte keegi, mis millegi või mingil põhjusel, ja me teame, neid põhjuseid ongi praegu see ajastu märk ja ajamärk. Ja nagu Martin Fourcade, kes siin tunnike tagasi lõpetas oma karjääri maailmakarika etapi võiduga, ütles ka, et kui tema alustas, siis sõbrad, pealtvaatajaid ju ei olnud. Et me ei saa ju täna sporti üles ehitada selle peale, et kõigepealt tulevad pealtvaatajad ja siis tuleme meie ehk sportlased, vaid tegelikult käivad asjad ikka vastupidi. Kõigepealt peab ületatama selline tase, et pealtvaatajad tulevad. Ja siis saame edasi minna. Ja siis tuleb elu. Ja siis tuleb elu kõige lõpuks ja ütleb, kuidas asjad tegelikult käivad. Aga me oleme siis tänase jälitussõidu eel, kus on jällegi punkt 1, kes võidab tänase sõidu ja selle hooaja viimase sõidu. Punkt 2, mis saab maailmakarika üldarvestusest, kus ütleme nüüd jälle selle punkti lugemise ja arvutamise nagu sissejuhatuseks, et igal sportlasel läheb hooaja peal maha
2 kõige halvemat sõitu ja kui need 2 sõitu on maha arvatud ja kõik korrutatud, lahutatud, integraalitatud, siis tänasele sõidule läheme me vastu olukorras, kus Dorothea Viirer alustab sõitu 8-punktilise eduga Kirill Ekhoffi ees. Jaa, eks minu jaoks tegelikult vist olulisem on ikkagi see maailmakarika üldtiitli heitlus täna ja loomulikult ei saa kuidagi ära unustada seda, et Regina Oja läheb täna numbrile 27 rajale ja Regina tegi väga hea sprindi. Tal on ikkagi Anderselast peale, kui ta oli 30, siis Noove meestus oli 20 ja nüüd ka 27 koht otsa on ikkagi lõpp läinud ikka väga heaks. Nii et igal juhul hoiame Reginale pöidlaid ja loomulikult kõigile, kes täna rajale minema, sest tegelikult on ka väga palju neid, kes täna üldse rajale ei lähe. Sest Oja viimane võistlus ja näha on, et miks naised kätega ringe teevad. Põhjus selles, et ilm on suhteliselt jahe. Tuulekülma on siin mingi 5-6 kraadi ja tuleb näppe hoida, näete. Kaisal on käes sellised, nimetame neid siis jahimeeste kinnasteks või pättudeks, et põhjus on lihtne. Kui laskesuustal käed ära külmuvad, siis sa lihtsalt seda päästikut ei tunne. Nii et kindlasti peavad käed soojad, näpud soojad olema ennem seda, kui sa laskma tuled. Nii et põnev heitlus, maailmakarika üldvõit, Regina Oja ja loomulikult ka, mis puudutab tänast sõitu. Etapivõit ja Kaisa Mägeraineni uhke finiš. Igal juhul saab see olema uhke, ükskõik kuidas see siis lõpeb. Ma arvan, et kõik, kes jälgisid Martin Fourcadi viimast võistlust, samamoodi elavad kaasa ka Kaisa Mägeraise viimase võistlusele, sest ta on meid saatnud väga kaua. Ja siit me läksime ja selle hooaja viimane laskesuusatamise maailmakarika start on alguse saanud ja see on naiste 10 kilomeetri jälitussõit, kus naised sõidavad 5 korral 2 kilomeetrist ringi, 4 korral käiakse lasketeerus, 2 korral lamades, 2 korral püsti ja möödalasu korral tuleb minna 150 meetrisele trahviringile. Nii, 2 sakslast lähevad esimesena. Kõigepealt Denise Hermann, siis 20 sekundit hiljem Franziska Preuss, Kirill Ekhoff alustab 3. Vahe Hermanniga on 32 ja vahe siis Dorothea Viireriga on 49 sekundit. Üks on see ajaline vahe, see on meil põhimõtteliselt samasugune mäng, nagu oli Fourcade versus Bö meestesõidus, et isegi niivõrd ei ole oluline see vahe, kui sportlaste hulk, kes on täna Ekhoffi ja Viireri vahel, eeldades, et Ekhoff on eespool, sest kui Viirer on eespool, siis on kõik selge, lõppprotokollis ja mingeid mänge ei ole. Ja üks väike nüanss on veel, teoreetiliselt võib maailmakarika üldvõidu saada ka Denise Hermann ja ka Hanna Öberg. No nii, head fännid ja nüüd suured hetked, kui Paiva Pendika läheb kõigepealt siis Valgevene ja nüüd ka Kaisa Mägerainen kohe tema taga Dorothea Viirer maailmakarika hetke üldliider kollases liidrisärgis, nii et Kaisa jaoks jääb tänane sõit viimaseks ja Dorothea loodetavasti võistleb ka uuel hooajal, sest tema pole midagi öelnud, et see hooaeg viimaseks jääb. Tähendab, jah, Viirer ütles ju umbes aasta tagasi, et võib-olla lõpetab pärast kodust Anterselva MM-i, aga võib-olla teeb Pekingini. Et ausalt öeldes nagu järge polegi pidanud ja pigem see järg koosnebki sellistest kõlakatest või kuulujuttudest, et mida keegi ütles või keegi arvas. Mina julgeks arvata, et kui kodu MM läheb nii edukalt, no siis pigem tuuakse rahakotiga raha ukse taha, kui et ei tooda. Samas me oleme maailma majanduses ja seega spordis nüüd täiesti uues olukorras. Me veel ei tea, kui palju meil üldse on raha tippspordi korraldamiseks, jälgimiseks, vaatamiseks. Ja eks rasked ajad nõuavad kõigil ikkagi sellist väiksemat eelarvet ja tuleb vähemaga hakkama saada. Aga mina näen jälle ka seda, et tegelikult ega sellepärast siis konkurents ei pea ju nii-öelda kannatama ega vähenema, et lihtsalt raha on üleüldse vähem ja see tähendab tegelikult ka seda, et kõigel on vähem ja kui korra minna veel meeste sõidu peale, siis Martin Fourcade on ka öelnud ja rääkinud ka päris pikalt selles, et tegelikult tema jaoks ei ole üldse niimoodi, et sport peab nüüd saama rohkem kui kultuur või tervishoid, et need on tegelikult omavahel väga seotud teemad kõik ja ta ütles ka, et kui keegi arvab, et nii nagu ütleme, et ettevõtjad sõidavad mingile seminarile, kus igal ühel on oma tuba, lennuliiklus on kindlasti tagatud, siis tema on oma karjääri jooksul ikka väga palju aastaid elanud koondisega nii-öelda ühtedes tubades tänase päevani välja. Ja ei ole mitte ühene tuba, vaid on kahene tuba. Just ja 9-tunnised nii-öelda bussisõidud on täiesti tavalised olnud, nii et selles mõttes, et sport ei ole muust elust erand
olnud ja igal pool, kui raskem aeg tuleb, igal juhul püksirihma pingutada ja ma usun, et sellega saadakse ka hakkama. Aga me oleme jõudnud nüüd sõiduga 1,3 kilomeetri peale ja naiste sõidu puhul on see eriline, et tegelikult on mõlemad rasked tõusud sees ja just seesama seina nousu, mida mööda naised nüüd tulevad, on siis selle raja kõige raskem koht ja tegelikult naiste siis jälitussõidudistants on tõeliselt raske. Nii Preuss kui ka Eckhoff on paar sekundit andnud tagasi Hermanniga võrreldes. Järgmise märgi me saamegi ilmselt Kaisa Mägeräineni pealt, kelle puhul tagantjärgi oli isegi vaata üllatav lugeda, et tal ei olnud sprindis kõige parem suusk, kuigi rajalt me ju vaatasime, et Vau sõidab nagu kulda. Ja sõitis ju teise aja välja, aga siin juures, kui me oleme alati Vastrina poissi Marek Sanderit ütelnud, et head suusad, siis nüüd esimest korda selle hooaja jooksul tuli siis koondis enda poolt. Mari-Eder ja Kaisa Mägeräinen mõlemad ütles, et suusad ei olnud need, mis oleks võinud olla, aga tegelikult sõidutulemus seda päris ei näidanud. Nii, kohtade poolest on nüüd lükanud Viirer natukene ennast Eckhoffile lähemale, aga see praegu pole oluline. See sportlaste hulk võimalik siis Eckhoffi ja Viireri vahel, see jällegi sõltub sellest, mis positsioonidel nad sõidavad, et jällegi see punkti samm eesotsas on suurem kui lõpupoole. Aga me oleme esimese vaatuse ootel, ring on sõidetud, esimene tiir, lamadest tiir. Ja tuul tundub praegu natukene olevat siit nagu sportlastele vastu, kui puhus vasakult paremale meeste sõidu ajal, nii et väiksed erisusi on, aga mis kõige suurem erisus võib-olla naiste sõidu ajal, siin Herman teeb ka mõned parandused, et on see, et rada on ikkagi hoopis teine, ilm on hoopis teine, tuult on rohkem, lund ei saja, väljas on miinuskraadid, rada on tugevam, aga tiirus on kindlasti täna raskem lasta, kui oli siis sprindidistantsil. Samas mehed lamades alguses lasid ju väga hästi ja samas ka naiste sprindis ikkagi eksiti päris palju. Herman teeb esimese möödalasku. Eckhoff tiirus. Ai, 2 jääb Hermanil kohe esimeses. Vitotsi on kohal. Ja Preuss peaks väga hea lamades laske olema 92% tabavus läbi hooaja. Eckhoffile on välja panna 90, mis on ka kõrge. Nii, esimene Eckhoff eksib. Siin läheb igat pidi huvitavaks täna. Eckhoffil 2 lausa, nüüd peame vaatama, kuidas Viirer laseb. Aga liider läheb, Preuss on selge liider. Herman läheb veel ühele ringile, Eckhoff läheb ka 2 nulliga laskjad. Mägeräinen on kohal, aga nüüd on oluline, Viirer on kohal. Nii, Kuklin 1, Tandrevolil võimalus nulliga minna, Simonil samuti. Ja Simon läheb nulliga, Simon tõuseb Hermaniga seal praktiliselt võrdselt teiseks. Viirer laseb heas rütmis, enne 4. paus ja tuleb eksimus. Kaisal 3 maas, Viirer 1 trahvile. Kaisal ka viimane jääb ja Raisassil jääb ka 2 üles, Pendika ka 2, nii et päris palju eksimusi kohe esimesest tiirust siin võistlejate poolt, aga Regina kohal. Regina tiirus. Jälgime nüüd 2 rida, 1 on üldarvestus, teine Regina Oja tiir. 2 maas. Üks jääb jah, nulli oleks siin väga ilus olnud saada ja tegelikult võimalused olid, tundus, et seal selles grupis tuul oli natuke positiivsem, et tuli palju vähem mööda laske. No nii, Viirer ka. Siin sportlased peavad väga ettevaatlikult olema nii-öelda trahviringile tulles ja sealt ära tulles, et kokku ei või põrgata. Nüüd Kaisa läheb 16-ndana ja Viirer on 14. Oluline on see nüüd, Eckhoffi koht on 8 ja Viireri koht on 14. See ei määra praegu palju, aga see on praegu, kui nii lõpetataks, oleks vahes 7 punkti ja see annaks veel üldvõidu Viirerile. Aga see on esimene tiir alles. Ja eelviimane lask Hermanil väga kauge lask, täitsa veaga lask, aga anname siis sõna Kondilahtisse. Ei räägi, Indrek, Regina 33. tiiru ära. Ja 4. lask jäi sinna kella 2 suunas napilt mööda, kogu seeria oli paremal, kui ta oleks tulnud 30 peal laskma, kus on selgelt väiksem tuul. Ilmselt ta tegi parandusi paremale poole, aga
aga sai natuke palju ühe nõksu jagu, et see oli see põhjus, aga üks ei ole kindlasti midagi hullu ei ole, nüüd tuleb selles heas grupis sõita ja proovida teiseks tiiruks teha väiksed parandused ja loodame, et läheb paremini. Olgu, aitäh! Loodame ja vahepeal ekraanil vilksas ka korra üldseis meeste sõidu ajal seda ribakest meile alla ei pandud, aga nüüd progejate usinad näpud on seda teinud ja meil on lihtsam jälgida. 1 punkt hetkeseisuga vahet. Ja Regina läks siis teisele ringile 33-ndana 1.47 kaotust, aga tema ümber on väga-väga suur grupp, nii et 20 sekundit on näiteks selgelt 20. koht paistmas. Nii, Eckhoff sõidab ju ka tegelikult seltskonnas, kus on Kuklina, Horkler, palju sõidab Hermann lähemale nüüd, see oli pool minutit tiirust ära olles Preussile. Ja me ei ole täna rääkinud kordagi Hanna Öbergist, nii et Öbergil ka ikkagi, ütleme, teoreetiline võimalus on olemas täna heidelda maailmakarika üldvõidu pärast, aga esimeses tiirus üks eksimus ja on 18, 1.26 kaotust. No need numbrid, mida me oleme siin arvutanud ka Rist ja kõik ütlevad seda, et Denise Hermann võidaks maailmakarika, kui Viirer oleks tagapool 26. kohast ja Eckhoff tagapool 16. kohast. Ekholm, just. Et siis annaks ja Öberil on ka võimalus, aga siis peaks Viirer olema tagapool 26. kohast ja Eckhoff 17. kohast, et see on ikka täiesti abrakatabra, aga praegu mulle tundub, et seda teemaks ikkagi ei tule. Ja Preuss on tegelikult viimastel maailmakarika etappidel väga võimsalt sõitnud, et ei ole midagi öelda, et Antolt siis MM-il võttis ta juba 2 medalit, küll siis nii teates kui segateate sõidus, aga Nove Mestos ühistardiga sõidus 3, nüüd sprindis 2. Väga korralikult on, ütleme, et seda viimast 6 aega sõitnud. Mägerainen on sõitnud nüüd jällegi Viirerile ei ole oluliselt lähemale sõitnud, on sõitnud seda tõusuosa enam-vähem koos. Vaatame Eckhoffi liikumist. Eckhoff läks ära 8-ndana, nüüd on tõusnud 6. 44 sekundit. Ja 44 ta on sõitnud Preussi vastu tiirust minnes tagasi 10 sekundiks. Aga jah, praegu veel kord need vahed ei ole nii olulised. Kaisa muidugi nüüd on tulnud Torole lähemale. Kaisa 14. praegu 1.03 kaotust, kui tiirust ära läks, oli Kaisa kaotus 1.17, nii et Kaisa suure tõenäosusega sõidab selles seltskonnas praegu kõige kiiremini. Ja Regina on tulnud ka nüüd eelmisest punktist läbi 1.45, sõidab seltskonnas Tarh ja hiinlanna Tang. Aga kohe näeme ka siin praegu sellesse seisuga Eckhoff on 2 punktiga Viirer ees, kui täpselt nii jääb, et Eckhoff on 6 ja Viirer 12, nii et ja see on nüüd see jooksev seis sõidu pealt, et siin nagu antakse põhimõtteliselt iga meetri tagant on võimalik mingisugust üldpingirida panna, aga see, ma ei saa öelda, et ta nüüd eksitav, aga ta on ikkagi nii varane faas, et ei ütle midagi. Küll aga palju selgemaks saab pärast teist tiiru. Preuss on kohal. Siis Hermann. Ja Kondilahtis on imeline talveilm, et sellised mõnusad miinuskraadid ja päike paistab, et tegelikult päike on siis loojumas. Eksimus kohe teeb parandusi ja see tuul puhub praegu sportlaste poole sealt märkide poolelt. Ai, 2 on palju. Ei ostagi midagi öelda praegu. 3. Nelonen Preussile. Oi, 600 meetrit tuleb nüüd trahviringid. Hermann teeb sama otsa. Davidova on lastud hästi. Ja Vitotsi laseb Vitotsi saab ühega. Davidova. Ja liider, selge liider. Nii, Hermann ka. Nelonen. Oi, 4 ringi, nii Hermann kui Preuss. Nii, Eckhoff on kohal, Viirer on kohal. Eckhoff alustab hästi. No sakslannad panid siin praegu ikkagi nii-öelda tuulesuuna või tugevusega täiesti mööda. Üks tuleb ikka, Viirer, vaata. Ka üks ka. Võib veel teinegi tulla, kui ei tulnud, jaa. Ja Kaisal on 2 all, 1 trahv on olemas, teised ka siin eksivad vasakul paremal. Taandrev oli 1.
ja Starega laseb nulliga, aga hetkel Davidov, Vitotsi, Simon, nii et väga huvitav esikolmik 24,1 sekundisse mahtumas. Mulle tundub, et kui siin pulsomeetrid käivad nagu 6. tiiru sportlastel, siis meil need kardiogrammi masinad panevad ka praegu niimoodi, et Öberg, see on Õekene. Õeke laseb nulli. Nii, Ekhoff kohal ja Viirer ei peaks nüüd olema kaugel. On kohal. Ja see tähendab ikkagi seda, ma julgen arvata, et mõned üksikud punktid on Ekhoff ees. 5. koht on 40 punkti, 9 on 38. Ja Praegu on see olukord, kus nad on... Reginal 2. Praegu on see olukord, kus nad on punktidega võrdsed. Kujutad sa ette, Ekhoffil on rohkem etapivõite. Ja see loeb, et kui etapivõite on rohkem, siis võidab see sportlane, kellel neid on rohkem, nii et hetkel ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes mitte midagi selge, nii et püsti laskmise... Minu meelest läheb asi ainult hullemaks. Põnevamaks. Ei, no põnevamaks ka, jah. Põnevamaks, jah, et aga Proisil siin 4. Kõik on siin paremal pool, et tundus jah, et jäid ikkagi mõlemad saksanad natuke hätta selle tuule tugevuse määramisega. Nii, Ekhoff saab pundis sõita ja Viirer vaatame. Marketa Davidova. Ja siin natuke sellistest, kes sporti panustab, siis täna Davidova võidupanus oli 1.60. Nii et ei ole üldse halb seis nende jaoks hetkel, kes tõesti Davidova peale panustasid. Nii, näete nüüd 7.95, 7.95 Ekhoff ees. Ma muidugi tunnen head peelt, et me ei ole siiamaani arvutuses vigu teinud. Õnneks on see kõik sinu õlga ja veel. Ja kahjuks jah, sa selle magusama osa muidugi lükkasid meetevalt kõrvale. Ja jätan sinule, et no nii. Davidova täna korra eksinud ja nulliga on Muna Brursson lasknud ja ka Kalkenberg norralanna ja... Regina on tulnud läbi teisest tiirust ja trahviringidelt, ta on 40, 2-14 kaotamas. Ja Elvira Öberg on tõusnud 45. kohalt 13. nulliga. Ja rootslanad on täna ikka hullumeelset laskmist teinud. Brursson 25. kohalt hetkel 6. Elvira Öberg 45. 13. ja Skottheim 40. 14. Nii et vägev. See, kes peaks eespool olema kahjuks Hanna Öberg ei ole siis nii hästi teinud. Temal on 2 eksimust, on 19. Nii, Davidova on sõitnud Simoni ja Vitotsiga paar sekundit kiiremini. Nüüd tuleb juba Ekhoff, kes kaotas 41 sekundit tiirust ära minnes ja nüüd on kaotanud natuke juurde. Aga veel kord, kas see ei ole ülioluline? Brursson on kaotanud natuke juurde. Hoinis on kaotanud rohkem juurde. Ja kõik on kaotanud natukene rohkem. Nii, Viirerit vaatame. Viirer sõidab nüüd Davidovaga võrdselt, ehk siis tsipakene kiiremini kui Ekhoff. Aga veel kord, see kaotussekundite hulk ei ole nii määrav kui see, kus positsioonid sa õpetad. Siin iga tiir võib tuua ilusti muutust, nii et selles mõttes, et ootame viimase tiiru ära, siis saame hakata juba tähelepanelikumalt jälgima, kuidas kellelgi läheb. Nii, Kaisa on tulnud läbi, ta on 13. sellest vaheajapunktist, aga siin ollakse juba järgmises kohal ja nüüd Ekhoff kaotas 43 Davidovale. No sisuliselt sama tulnud. Päris suur grupp tuleb siin koos Villeriga ülesse nüüd. Ja Kaisa ka siin paremal pool sellel tõusul. Ja Kaisa sõidab ikkagi hästi täna ja väga hästi. 9 siis 2 eksimusega ja siin ümber tõesti ütleme, et 5 sekundit minna ja oled 5. Eelmisest punktist ei ole veel Regina Ojalevi tulnud. Ja Öberg tuleb siit. Siis nii-öelda suur Öberi. Suur Öberi, jah. Kuulsam ja tituleeritum Öberi siis, aga Elvira teeb praegu väga super sõitu ja rootslannad üldse parimad laskjad praegu, kui me võtame aluseks näiteks riikide arvestuse, aga Regina oli siis 40 peale teist tiiru ja Regina tuleb nüüd vahepunktist läbi. On suutnud hoida positsiooni. Praegu on täiesti võimalik jätkata punktikoha püüdlemist.
liidrid samal ajal kolmandas tiirus. No nii, Egil Tšeland siis tšehhide treener, peatreener nüüd teist hooaega, endine norralane. aastane tšehhitar. Püsti ikkagi rohkem probleeme olnud, selline 70% naine püstitiirudes. Ja tuul väga tugev ei ole praegu, et kolm ikka, jah, ütleme, et see peaks ime olema, kui ta siit liidrina jätkab. Aga imesi juhtub, aga juhtub harva. Simon on täna üllatavalt hästi lasknud. Ja Vitotsi ootab esimest lasku, nüüd hakkas pihta. Ja Simon pääseb ühega. Vitotsil hea võimalus praegu, aga nüüd tuleb mööda lask. Viirer kohal. No üks tundub praegu väga hea olema sellest püstitiirust, nii et Vitotsil praegu šansid tõusavad, aga Ekov. Praegu hästi. Kiirelt. Ja korralikult. Viirer eksib. Ja saab praegu väga hea eduma sisse, sest mitte keegi pole veel rajale läinud. Ja Starega ka nulliga. Viirer 2, viimane ja esimene. Julge öelda, et asi sai tehtud, aga kuna nüüd Ekov on liider, siis see vahe, mis tal tuleb Viireriga, see on kohtades, on palju on, aga need punktid, mis on alguses, on suuremad. Punktivahed. Hanna Öbergil ka 3, nii et ja siin 2 rootsalannad, isegi 3 nüüd, jah. Lähevad väga heas rütmis, nii Bruusson kui Skottheim. No ütleb, et esimese ja 10. koha vahe on juba 29 punkti. Kui esimene koht saab 60 punkti ja 10. koht 31 punkti. Ja Viirer ikka ju tiirutab veel. See oli nüüd, ma julgen öelda, elutiir Kirill Ekovile. Aga vaata, kui Herman on kukkunud, alustas ju liiderpositsioonilt ja praegu ei ole ta trahviringidelegi jõudnud. Nii, ja siit läheb Viirer alles Pendika taga, siis 16. peaaegu minut kaotust. See koht annab 25 punkti, ühesõnaga selle tiiru järgselt tõmbas Ekov tagasi 35 punkti, võtame 8 maha ja see on juba päris palju. 27 punkti Ekovi kasuks. Aga veel sõita on 2 ringi, keeti 1,5 ringi ja 1 tiir. Nii. Ja Regina jõudnud siis ka püsti tiiru, et 40. Püsti tiir sel hooajal üldiselt on olnud parem, aga nüüd tuleb siitki trahv. Tema ümber siin Minkinen ja Visnevskaja lasid nulli, nii et tundub, et tuuleolud on okei. 1 jääb kahjuks Regina üles. Ja ma ise mõtlen kogu aeg seda, et kui Kaisa Mäkäräinen lõpetab, siis huvitav, millal siis Mari Eder ütleb, et tema jaoks ka aitab, sest ega kui me võtame ikkagi sellise vanus on ikkagi väga oluline nii-öelda piirmäär ka spordis, nii et on ja siis nagu Soome naiste laskesuusatamisest ei taha öelda, et ei jää midagi järele, sest ülejäänud sõidavad umbes nendel kohtadel, kui meie oleme sel hooajal sõitnud. Aga see on ka ikkagi tegelikult selline loomulik nagu liikumine, et seal ei ole midagi teha, ega kui eest ära ei lähe, siis keegi ka tagantpoolt päris peale tulla ei saa, et see on ikka ideaalsus, kui nii nagu prantslastel täna on, et Fourcade astub eest ja seal on hoopis järgmised mehed on samamoodi poodiumile taga, nii et prantslased said täna lausa kolmikvõidu, et enamus riikidel ikka sellist plejaadi välja ei ole panna. Nii, Ekov vaheaja punktis. Rida tuleb ikka võimsalt järele. Simon 9,3 on andnud 4 sekundit juba tagasi. Hoinis on andnud tagasi 5 sekundit, Vitotsi 3 sekundit, Kuklina 4. Nii. Esimene nullinaine, Bruusson. Ja Skottheim ka, nii et mõlemad rootslanad on täna nulliga lasknud. Nii, kollassärki veel ei paista. Alt sealt nüüd viimasel hetkel vasakult oli tulemas küll, aga jah, sinna läheb aega, et Viirer viimasest või umbes seal 15-16 koos Paiva Pendikaga on tulemas. Regina pärast kolmandat tiiru on 41, 2.26 maas oma 4 trahviga.
aga jätkuvalt punkti koht on väga-väga võetav ja reaalne. Nii, siit tuleb nüüd Viirer oma tiiru või siis vaheaja punkti. Mägeräinen on ta juba kätte saanud. Oli 16, nüüd on 15, nii et eest on keegi ära sealt kukkunud, aga Kaisa on siis 17. kohalt tõusnud 14. Väga puusalt pakkudes ühe möödalasu võib Eckhoff endale viimases tiirus lubada. Ja siis ei tohiks tulla Viirer nii lähedale, et saada ohtlikuks. Ja näeme siis Kaisat tulemas ja oli see aasta 2011, kui Kaisa Mägeräinen valiti siis Soome parimaks sportlaseks. Ja viimased küsitlused siin 2018 mäletan, kui tehti nagu fännide sees küsitlus, kõik soomlased said siis panustada, valiti tema esimeseks Kimi Räikköneni ja Krista Pärmakoski ja Ivo Niskaneni eest, nii et selles mõttes on ta ikkagi Soomes äärmiselt populaarne sportlane olnud laskesuusatajana. Sõitis maailmameistrivõistlustel esimest korda 15 aastat tagasi. Sai siis esimesel distantsil 73. koha, karjääri esimene distants. Ja nii et samad jutud, kui me siin Furkaadi kohta rääkisime, et tegelikkus on ju see, et kõik ei alusta tohutute medalitega juunioride klassis, siis Kaisa Mägeräinen alustas samamoodi, et parim koht oli tavadistantsil 23. ja tegelikult läks ikkagi 5 hooaega, kui ta jõudis maailma karika etapil alles esimest korda esikolmikusse. Kirill Eckhoffi parim MK üldkoht on seni kõigest 7. Ja nüüd ta tuleb tiiru, mille järel ta võib juba lugeda õnnestumise korral ennast üldvõitjaks. Ja see üldvõit ikkagi suuresti see sama mees peab, ütleme nii, et tema on toonud ikkagi Norra naiste laske suusakoondisse väga palju stabiilsust juurde. Tohutu töömees, Patrik Obereger, itaalane, kes oli ennem seal binokli taga. Aga siit tuleb ära lasta. Üks maas. Hakkab pihta. Ja Simon on tänane nimi. Vaata, Eckhoff 2 juba üleval. Ja ikka siin on Raju. Nüüd on tolmuimejat vaja, et see märk alla võtta saab alla. Obereger on ka natuke ehmatanud, et ei ole Eckhoff ju nii halvasti viimastel aegadel lasknud, aga 3 tuleb ja nüüd vaatame kaugel Viirer on. Kus on kollane särk? Mägeräinen kohal. Paiva tuleb ja sealt peaks nüüd kollane olemas on. Jaa, olemas juba. Siin on sansid veel olemas. Siin on väga sansid olemas. Aga ikka ei ole veel müüdud asi. Nüüd läheb sõiduks. Ja kuigi Eckhoffil tundub, et on nüüd juba teine trahviring käimas ja kui Viirer siia jõuab, siis ikkagi Eckhoff läheb siit minema. Ja, aga siis me oleme juba selles osas, kus on nagu punkti varu natukene rohkem. Nii, Toro läheb trahviringile, ees läks Eckhoff. On see Eckhoff, kes läks? Kaisa põrutas viimases nulli või? See ka ime. Nii, 48, palju ta tõusta saab? Kaisal on võimalus... kolmandaks tõusta. Raske ikka 18 sekundi, aga ütleme, et 4. küll. Ei, kolmanda kohani on tal 11 sekundi. 11, kolmandaks 11 Kasparani vastu. Jaa, nõus. Nii. Viirer läheb ja palju nüüd Eckhoff tuleb sealt. Siit tuleb 1 vahele ja Eckhoff tuleb siit. Nii, praegu on mäng igal juhul Viireri käes. Väga korralikult. No nii, Tarmo tee kiire arvutus nüüd, et võta kõik valemid appi, mida sa oskad ja tead, et... Neid ei ole palju. Aga see pinge, mis oli Eckhoffil selles olukorras... Ja, ütleme, et ikka see on nagu meistrite kätetöö, mida siin tehakse ja jäävad ka meistrid. Ma ütleks nüüd laias laastus, et Eckhoff peab selles olukorras, kus sõidetakse, Eckhoff vahe on 10 punkti, ta peab saama Viirerist mööda umbes 4 kohta. 4 kohta. Tänases sõidus on ikka nii palju siin muutunud, et Simon on tõusnud 11. kohalt liidriks, Vitotsi 4. teiseks ja Kasparän 10. 3. Gottheim on 5. kohal 40. kohalt ja Mägeräinen 18. kohalt 6. Nii, vaatame nüüd, ikkagi ka Kaisa Mägeräneni tõusus Gottheimist, ma arvan, ja esimeses vaheajas on nii Gottheimist ja Hoinissist juba möödas, ma usun seda.
ja prantslanna Simon on saamas siis oma karjääri esimest maailmakarika võitu. Ei ole ta kordagi teine olnud ega esimene, 2 korda on ta 3. olnud ja sel hooajal siis 2 korral tavadistantsil Östersundis ja Oberhofis sprindis. Nii, Regina 4 on maas. Siit tuleb Kaisa. Super, Regina, ja, super. Tühjade tribüünides käib selline Kaisa toetamine säästusektoris, mis üldse võimalik on. Simon tuleb ja tema hoiab ilmselt ära. Ja siin taga nüüd käib kõigepealt Kasparani ja Vitotsi vahel heitlus. Nii, ja juba paistab Kaisa. Küsimus on, et kus on nüüd järgmised ja kus on Viirer ja kus on Eckhoff, aga nüüd see seltskond, kes on siin, vaat siin sabas peaks olema juba Eckhoff, et saada nii-öelda rasvasemaid punkte. Ja vaatame, palju on nüüd Mägeräineni kaotus neile. Kaisa tuleb sealt, Vitotsi ja Kasparan tulevad siit. No Simoni vastu neil midagi teha ei ole, see kaotus on... Oi, Kaisa tuleb magusalt ja mõnuga tuleb. Ja võimsalt tuleb Kaisa, Mägeräinen tuleb võimsalt, seda on hea näha, nii et konde lahtis ja siin on veel seina nousu on veel võtta. Siit tuleb nüüd laskumine sinna kurviga alla ja siin on Simon juba tulemas, nii et me saame äärmiselt põneva lõpuheitluse siia viimasele raskele tõusule, kui Julia Simon, prantslanna, kes on muide sündinud olümpialinnas Albertvillis, tuleb täna siis oma karjääri esimese võidu poole. Nii, siin tuleb teine seltskond. Koos praktiliselt Eckoffi vahel ja Viireri vahel on 2 sportlast. Et Eckhoff võidaks, ta peab kohe mööda saama ja minema nii, kuidas suudab, aga Viirer teab, et istub sabas. Proiss on seal. Nii, Kaisa tuleb siit. Nüüd ma ei tahaks olla selle ülekande resissööri nahas, kes peab jagama nüüd kaamera või siis ütleme ülekande õiguste nii Kaisale kui ka tagumisele seltskonnale jääb. Kaisa Mägeräinen tuleb. Ja hyvä Kaisa, nüüd on vaja vähän veel ju lisada siin tempo Kaisa ja lõpetad selle hooaja suurepäraselt. Siit ei ole palju jäänud, mitte vaid hooaja, vaid kogu karjääri, nii et natuke on jäänud. Morten Brix ka veel karjub sealt juurde. Ei ole siin Vitotsi ja Kasparan kaugel. Siit on veel sellist tööosa on päris palju minna, nii et natukene võimalik veel Kaisal pingutada ja kinni püüda Vitotsi, Kasparan ja lõpetada see oma karjäär 3. kohaga. Ja see Lõuna-Eesti soome keel on nii imeline, kui üldse võib olla ja selle toel Kaisa Mägeräinen tuleb. Aga mis on nüüd tagapool? 8, nii, Eckhoff on saanud mööda, Viirer kohe selja taga. Eckhoff on praegu 9, tal on eest võtta veel paar sportlast, aga nad on praegu olukorras, kus on nii-öelda punktine samm ja 8 oli vahet. Viirer vist võtab ära, sealt ei ole enam palju jäänud. No nii, Julia Simon on saamas siis oma karjääri esimest maailmakarika võitu 23-aastasena see teoks saab, aga mis tagapool tuleb? Mis on tagapool, see on praegu oluline. Simon on kohal, lasta alla, aga kust ja kes? Ja Sanderi poiss on ka seal veel karjumas, aga ma tunnen, et kas Kasparan on ikkagi eest läinud ja ka Vitotsi on eest läinud. Ei ole, on ikka, kaamera püüab, nii et Kasparan võtab siit teise koha ja Vitotsi 3. ja Kaisa Mägeräinen 37-aastasena korra tulnud maailmameistriks, olümpiamedalit ei ole, aga 27 maailmakarika võitu on, lõpetab niimoodi siin kodus Koondelatis karjääri. See on südamlik hetk, see on imeline hetk. See on hetk kõige paremas mõttes. Mis toimub nüüd tagapool? 6, 7 ja 8 on kohal, kui nüüd 9 on Eckhoff ja seal on praktiliselt koos, et... Ja Toro Viirer on 2 aastat järjest maailmakarika üldvõitja. Ja ei, Toro võitleb siin kõvasti ja ei jää sammugi tirilist maha, nii et me saime igal juhul põneva emotsionaalse heitluse siin viimasel sõidul, nii et siin muutus ikka väga-väga palju. Me võime siis ju öelda, et maailmakarika üldvõit meestele oleks võinud olla teistmoodi, kui Pöö oleks lastud 1 trahvi. Ja maailmakarika üldvõit naistele oleks võinud olla teistmoodi, kui täna oleks lastud Eckhoff 1 trahvi vähem. Ei, see on ikkagi uskumata 24 sõitu minna, võimalus punkte koguda, neid punkte ei jagata ju siin 1-5 võitja saab 60 ja sealt alla poole ja me saame ikkagi lõpuks sellise vaatamängu. Ja lõpus me otsustame asja viimases tiirus. Me teeme alates detsembrist hullumeelset tööd, et asja lahendada viimases tiirus. Ja Hanna Öberg, kellel oli ka teoreetiline variant, tuleb siis 18-ndana ja Denise Herman kukub täna siis esikohalt 16-ndaks. Nii, aga kuhu on meil langenud või kus on Regina? Me suure sähmis oleme tema vist lausa ära unustanud teenimatult.
37, ta on nüüd 700 meetritele lõppu on 36 ja tema ees ei ole, on ütleme üle 10 sekundi aega, et võtta kõrgemat kohta. Nii et punkti kohale Regina Oja täna jääb. Ja Regina on 36-ndana siis läbi 36 kaotust ja 4 eksimust täna temal kokku. Nii, oleme 33 naist, 34 naist ära oodanud, nüüd peaks kohe Regina tulema. Semerenko tuleb ja siis peaks Regina kord olema, kui just Kasparänid ei ole mööda saanud. Ja Regina tuleb ja šveitslannad on jäänud selja taha, nii et Regina lõpetab tänavuse hooaja 36-ndana. Ja meie selle hooaja kaheldamatult parim laskesuusataja. Jah, pean täiesti nõus olema, et Regina ikkagi see hooaja teine pool on väga korralik olnud ja see algas ikkagi sellest 10 aastat oodatud poodiumi kohast Pokljukas, kus koos Rene Tsahknaga jõudsid nad paaris teate sprindis teiseks. Nii, nüüd on meil tulla umbes 20 sportlasel ja siis me võime öelda, et maailmakarikasari ongi läbi saanud. Jah, selleks hooajaks lõpp on täpselt selline, et vaevalt me keegi sellist lõppu tahtsime, aga vahest on niimoodi ja sinna ei ole mitte midagi parata, et tuleb leppida täpselt selle olukorraga, mis täna on ja tuleb kohaneda, tuleb hakkama saada. Mind nüüd väga huvitav, et miks ei ole ülekande režissöör, kes ei ole üldse meie majas, vaid on seal koha peal, miks ta ei ole kordagi pärast finišit võtnud kaadrisse Dorothea Piirerit? Siin on Dirillekov. No nii, nüüd tuleb kindlasti Viirer, siin tuleb järjekorras, on ju. No nii, aga siin on igal ühel oma panus. Simono jääb lippu, Kaisa lõpetab karjääri ja äkki režissöör ei ole veel väga kindel selles, kes siis maailmakarika üldvõidu võitis. No ma ei tahaks uskuda, et mingi teema tekkis, mingi määruste teema, sellest me oleks ilmselt midagi kuulnud juba. No nii, Kaisal on pisarad silmas. Ja, ma arvan mitte ainult temal. Nendel, kes on teda toetanud ja ma millegi pärast arvan ka päris mitmel Eesti inimesel. Ei no jah, me ei saa enam kindlasti nüüd esimesed aastad siin hõisata hüva Soomi või et... Samas Marguse soome keelt on kahju raisku lasta, nii et ma ei tea, Tero Seppele võtta järgmine aasta ette või midagi. No Terol on muidugi potentsiaali kõvasti ja kui seal hea tiim Köhkonen, Sander jätkavad, siis mine sa tea. Äkki juhtub ime, kuigi sel aastal ikkagi võrreldes eelmise hooajaga peame tunnistama, et Kaisa käis vaid ühel korral see aasta poodiumil, eelmise aastal õnnestus see ikkagi 3-4 korral. Aga võitis see aasta ühe korra ära? Jaa, ühe korra võitis ja see juhtus siis Oberhofi maailmakariketapil ühistardiga sõidus. Nii Jaanal on kahju, et hooaeg läbi saab. Meil on ka kahju. Ja samas, mõnes mõttes iga tore asi saab ju läbi. Ja me täname kõiki, kes läbi hooaja 5-5 on kirjutanud ja saatnud selliseid vägevaid sõnumeid. Nendega on alati tore, sest kunagi ei tea ju, kuidas on, et siin ilusaid kommentaare on tulnud ja võt see hoiab ka meid nagu selliselt vormis, motiveerituna. Just. Nii et aitäh kõigile, kes on panustanud 5-5 ja kes on läbi selle tegelikult ikkagi väga pika hooaja olnud meiega koos, elanud kaasa Eesti sportlastele, kogu maailma laskesuusatajatele. Ja kes on toetanud omiga siis, kui neil ei lähe hästi, kui neil läheb lausa halvasti, sest omi tuleb toetada igal juhul. Ja väga lihtne on, kui keegi midagi teeb ja tal ei tule see kõige paremini välja lajatada niimoodi kuskilt anonüümsest mugavast soojast nurgakesest anonüümse arvuti tagant, aga ma arvan, et kes on hingelt spordiinimene, see toetab igal juhul sporti. Ja see on, spordis on nagu hästi oluline see, et uskuda tuleb lõpuni, uskuda tuleb veendunult lõpuni, sellepärast, et võib minna 10 aastat, nii nagu Eesti laskesuusatamises on läinud 10 aastat, kui jõuda jälle poodiumile, pedestaalile ja olla seal ja siis kõik need, kes on uskunud, saavad kinnitust sellele, et see kõik on tegelikult võimalik, aga selleni võib minna lihtsalt natuke rohkem aega, kui me arvame. Ja mingit garantiid ei ole. Mitte mingit garantiid ei, seda ei ole. Sport on selles mõttes karm, et neid esikolmiku kohti jagub ikkagi ainult 3 ja kuigi okei, 3 saavad vähesed, me oleme rahul ka, kui ettepoole saab, aga kokkuvõttes ega see hooaeg ei olnud kindlasti see, mida me kõik tahtsime. Alati tahame natuke rohkemat, aga me peame olema ikkagi rahul ja õnnelikud sellega, mis meil täna on. Ja
loodame, et järgmine aasta tuleb paremini, sest ükskõik kui hästi läheb hooaeg, siis järgmine hooaeg algab nullist ja veel kord, et me oleme ka nüüd olukorras, kus me ei tea täpselt, missugune see uus ilm nüüd on ja uus maailm on, mis meie ees lahti rulluma hakkab, et ootame, vaatame, aga säilitame rahuliku meele. Ja kui uuest hooajast siin praegu jookseb meil siis tänane lõpp-protokoll siin meie ees ja Regina Oja täna siis 36 4 eksimusega. Et uus hooaeg, kui ikkagi kõik läheb niimoodi, et taas spordieluga, nii nagu tavaeluga saab ka edasi minna nii nagu tarvis, sest praegu tundub küll, et siin maailmas ja ka meil siin toredas ilusas riigikeses läheb aina kehvemaks, sest neid, ütleme, et selliseid ärevaid uudiseid tuleb järjest ja siin tuleb nüüd viimased või järgmised paar nädalat kõvasti pingutada, et see seis ikkagi paremaks läheb, aga spordis on ka ju nii, et kui sa tahad, et seis paremaks läheb, siis tuleb pingutada, tuleb reaalselt pingutada, tuleb teha paljud tööd selleks ja Marek Sanderi poiss ei ole siin üldse rahul Kaisa nii-öelda siis lõpuspordiga, aga Marek sai oma emotsioone ka Kaisa mõttes näidata viimaks korda, sest järgmisel aastal enam seda võimalust ei ole. Ja Marek Sander jätkab küll Soome koondise juures, aga Kaisa Mäkeräinen ei jätka Soome koondise juures. Kus ta mida tegema hakkab, keegi ei teagi. Eks see on pärast võistlust, ma arvan, paljudele põhiteema küsida, et mis sa siis pihta hakkad oma eluga. No, tahaks loota, et tegelikult need, kes ikkagi spordis on kaugele jõudnud, jõuavad ka tavaelus ja küsimus ei olegi nagu selles igapäeva raha teenimises, vaid küsimus on ikkagi selles, kas sa suudad ka kogu selle kõige pere raha teenimise, tööl käimise juures ka ühiskonda panustada, et ma arvan, et sportlased suudavad ja peavadki. Ja me üldse ju ei saa välistada, et kuigi Mäkeräinen ja Furtad enam ei sõida, et nad mingil muul põhjusel ei tule näiteks 2 aasta pärast Otepääle, kui meil on maailma karikasarja etapp. Et mis meil siis, või mis neil, eriti Kaisal sealt Soomest siis tulla on korraks siia? Ja tahaks loota, et lund on. See pisiasi ka muidugi. Ja see hooaeg näitas, et lumi on kõige aluseks ja tõesti, et kui me räägime siin tippsporti vaadates kogu aeg. Julia, what a day, what a way to finish the season. First career win. How do you feel? I don't realize. It's just totally crazy. I don't remember my life shooting. I just saw all the target clean and it was just amazing. I don't know what to say. Just an hour ago, probably one of the greatest in biathlon retired. Did you take inspiration to come out? Yes, of course. It's amazing. It's very great guys and he gave everything he had to the sport, to the French biathlon, and right now it's just incredible to do my first win just after his last win. In Pokljuka you said it was a dream to carry the flag for the team. Now you did it for yourself. How was that? Yeah, that was crazy. It was just amazing. When I did my last shoot, all I want is cross the finish line for share with my teammate and the staff, and right now just amazing. Congratulations. Thank you. Minu meelest Julia Simoni nägu ütles ära kogu selle tõlke, mida me siin nüüd maakeeles võib-olla paari laus, aga ei kuulame. What a special day, what a special way to finish. Can you tell us your emotion at the moment? No, I'm happy I had a clean last shooting. Yeah, I didn't expect that it would happen here in my home stadium, but yeah, we cannot choose all the steps in our life, and finally I'm happy that it happened here. We've had so many emotions with you throughout all these years. What do you think you will be missing the most? My friends, all these girls who competed here with me, it's a special biathlon family, and I'm sure I will miss most them. Can you tell us one memory that comes to you over all these great years? It's hard to pick up any one special, but for sure all the globes I have won, I will respect them maybe more now after the career than what I have during my career. Thank you so much, and thanks for being such a great role model for all the girls in the years. Thank you. Minu meelest nii Kaisa kui ka Martin Fourcadi intervjuu üks
tähelepanek on see, et ka suured ja võitjad ei ole rauast. Kõigil on hing sees ja... Doroteev, you're defending the overall title in quite a dramatic fashion. Can you tell us, how does it feel, first of all? Oh, I can't realize it still, you know, it was... today I was sure that I couldn't do it because I was really a lot of second behind and I had really not a good shooting today. So yes, I have just to realize, but I think it's just amazing. It's been a long while since a woman defended the overall. How tough was that? Yeah, I think yesterday it was the worst race for me. You know, with 3 mistakes, I wasn't sure that okay now I will be second, but it's also good. But my coaches just told me to fight and to give everything because it's the last race of the season. So yeah, I give it all what I had inside because I was really tired also in the head and the body. But yes, it's really, really great for me and for my team also. What a season with the 2 gold medals at home and this globe. Can you tell us something about this 2020 for you? Yeah, it's amazing. You know, last summer I didn't thought that it would be a season like that, and it's for sure I need a lot of time to realize everything because it was really intense, a lot of pressure, and it was since today it was really hard also for my mind and my body and everything. So it's just great. Thank you, congratulations. Thanks. Nii, püüame nüüd kuskilt otsast tõlkima ka hakata. Alustame tagantpoolt. Alustame tagantpoolt, jah. Äkki sina lugupidamisest? Alusta sina, et ma just viimase jätsin suhteliselt tähelepanuta, et ma sain aru, või kuulasin nii palju, et loomulikult Piirer ütles seda, et hooaja lõpp täiesti väsinud, kõik on täiesti väsinud. Tiimis treeneritega räägiti vaid seda, et võtame selle viimavõistlust maksimumiga ja teeme palju saab ja oma laskmisega ta üldse rahule jäänud. Just, ja teilne see 3 trahvi ja tänane stardipositsioon ei andnud üldse usku ja et ta võiks midagi teha, aga et oli nagu justkui leppinud juba teise kohaga, mida ma hästi ei usu, et ta oli leppinud. Aga jah, läks võitlema ja tegi ära. Nüüd siis Kaisa, minu meelest Kaisa nägu ütles kõike ja võib-olla kõige meeldejäävam mõte on see, et ta jääb igatsema oma kaasvõistlejaid. Ja mulle meeldis see, et ütles kohe ära, et talle kõige rohkem tänases sõidus inspireeris see, et ta lõpetas 0-ga. Viimane tiir, jah. Viimane tiir jäi meelde ja see, et ta sai lõpetada, kuigi jah, tühjade tribüünide ees, aga ikkagi kodus siin, kodustaadionil. Jah, ja et need 3 üldvõitu, et nüüd ta hakkab nende väärtusest veel rohkem aru saama, kui ta on juba lõpetanud. Simoni jutust ka, üks oli see, et tal on väga hea meel, et ta võitis nüüd, kui see oli legendi viimane sõit. Just, see oligi kõige ilusam, et igal juhul Martin Fourcade on tema jaoks ka inspiratsiooni allikaks olnud ja tamamoodi ütles, et see viimane tiir oli hullumeelsus, et ta 0 seal laseb, et uskumatu. Nii, aga vist siis ongi kõik. Kas tõesti? Kas tõesti? Me alustasime detsembri alguses ja nüüd ongi siis see hooaeg läbi saanud. Et me täname kõiki, kes aitasid sellesse panustada. Alvar, Margus sina, Karel Kulbin, meie 3 operaatorid, kes käisid meiega reisudel kaasas, Rauno, Kristjan, Mustafa, režissöörid Tõnis, Marit ja Sebastian, kes on siin majas olnud. Uskuge mind, ühe ülekandega on seotud väga palju inimesi, ka siis siin telemajas. Ja need, kes just ei räägi ja me neid ei näe, tegelikult nemad teevad nagu kordades suuremat tööd kui meie siin, kes me räägime. Nii. Ja mõistagi tänud teile kõigile, kes te kaasa elasite, kes te vaatasite, toetasite. Ja me loodame, et me hukkame nüüd natukene kõik. Ja siis kohtume taas ja mis kõige olulisem, et lootke kõige kõrgemale, aga hoidke püssiroht on tähtsad ja tugevad mehed öelnud. Nii et tänane on küll see aeg, kus selline erakorraline aeg riigis nõuab seda, et te kõik pingutaksite ja oleksite nii-öelda igal juhul maksimumiga selle poolt, et see kõik, mis täna toimub, saaks kunagi ka lõppema. Ja, hoiame oma tervist, oleme üksteisele toeks ja me saame hakkama. Aitäh teile kõigile, aitäh kuulamise eest.
kohtumiseni. Kohtumiseni.